Tere, minu nimi on Anett Kreinin ja te vaatate saadet Meie inimesed. 3. saate külaliseks on meil tulnud siia Patrik Antonjuk. Tere, Patrik! Tere! Räägi meile, millega sa tegeled? No päris raske on öelda, millega ma täpselt tegelen. Pigem oleks nagu küsimus, millega ma ei tegele. Kui alustada nagu meediast, siis see aasta olin ma siis peatoimetaja, eks ju, koolitelevisioonis. Aga see huvi ulatub tagasi 8. klassi, ehk siis põhikooli, kus siis tõesti suvaliselt lihtsalt kuulsin kuskilt, et tehakse mingi meediaklubi, meediaring. Ja siis ma läksin sinna, seal oli umbes 4 inimest, 5 äkki. Ja siis ma kuidagi tasapisi arenesin seal ja vedasin oma sõpru ka sinna. Lõpuks oli kuidagi 10 inimese paiku seal juba ja siis me tegime seda koolitelevisiooni sealt. Ja siis, kui ma tulin siia, siis see nagu progressiivselt lihtsalt kasvas niimoodi. Aga peale selle siis ma olen põhikoolist või isegi algkoolist hästi huvitunud loodusõpetusest, bioloogiast, loodusest üleüldse. Aga loodusest, mis sind siis loodusest nii väga paelub? No ma olen linnalaps ise nagu täiesti. Mul ei ole mingit maakodu, mul ei ole mitte mingit ühendust nagu maaga. Seega algkoolis see nagu hästi tundus hästi eksootiline mets minu jaoks, et minna kuskile metsalaagrisse, metsa kuskile paariks päevaks, ma ei tea, tegema midagi. Seega ma läksin Tartu loodusmajja, mis on selline just nagu loodusringide, selline asutus, mis tegeleb lastega, nende loodusteadlikkuse tõstmisega. Ja seal ma siis läksin alguses ringi nimega lilleseade, ehk siis kuigi minu arust ei olnud väga lilleseadmisega väga pistnud, sest et ma tegin kõike peale lilleseadmise. Ma mingi uurisime samblike, seeni ja taimi ja ma ei tea, puid ja käisime laagrites, aga nagu lilledega väga pistmist seal ei olnudki. Aga nagu see andis sellise tõuke ja siis edasi nagu koolis see arenes. Aga nagu ma aru saan, siis kui sa hakkasid meediaga tegelema, siis see bioloogia jäi nagu tahaplaanile rohkem? No mingi osa ta nagu oli hästi sümbioosis bioloogialaselt. Aga jaa, lõpupoole, eriti 12. klassis on see läinud nagu tahaplaanile, et ma olen otsustanud, et hakkan meediaga tegelema. Aga mis sind siis meedia juures nii hullult paelub, et miks sul see meeldib või miks? Ma ei teagi täpselt. Selles mõttes, et televisiooni juures ma ei ole ikka aru saanud, miks ma seda teen. Aga ka nagu filmi tegemine juures on see hästi huvitav, sest minu arust üldse filmi tegemine on nagu ülimalt huvitav, sest et mul on nagu 2 filmižanrit, mis mulle nagu kohutavalt meeldib. Üks on dokumentaalfilmid ja siis on animatsioonid. Dokumentaalfilmide juures on hästi huvitav see, et sul on päris elu ja siis sa pead välja mõtlema, kuidas seda näidata läbi kaamera, kuidas vaatajale tutvustada kellegi päris elu, nende tundeid, nende sisemusi. Ja siis on animatsioon, mis on täiesti oma platsi tegemine, nagu sa teed valmis kogu maailma ümber, sa mõtled kõik välja. Et nagu need 2 asja on nagu... Okei. Sa oled teinud QTV viimase 3 aasta kõik graafilised lahendused. Ja. Sa tegeled siis põhimõtteliselt graafilise disainiga. Mis asi on graafiline disain kõigepealt üldse? No, selles mõttes, et see terminoloogia võib olla veidi erineb, et graafiline disain kui selline peaks olema siis lihtsalt mingite, minu silmis on see vähemalt mingisuguste plakatite, mingisuguste graafiliste elementide tegemine, et võib-olla, ma ei tea, tekstid ja mingisugused eraldi fondid ja kujundid ja nagu ilusate piltide tegemine, aga mulle meeldib videograafika, kui minna spetsiifiliseks, ehk siis nagu animeerimine ja nagu selle elluviimine, et see on minu hästi huvitav. Ja lõpuks jõuame keemia juurde. Nii. Me teame, et sa oled ka väga selline tugev keemiahuviline ja oskad hästi keemiat. Kust see nüüd alguse sai? No see veidi ulatub põhikooli, aga põhikoolis oli mul üks sõber
kes oli väga suur keemiahuviline ja siis ma lihtsalt nagu olin nii-öelda tema kõrval ja siis kuidagi lihtsalt suvaliselt nii-öelda tegin mingeid asju. Ja siis ma tegin miskipärast keemiaeksami põhikoolis ja sain selle 4 ja siis nagu minu põhikoolis oli see 4 oli halvim tulemus, mis üldse keemiaeksami tegijad kõik said. Kõik said 5 ja siis mina sain 4 ja siis oli hästi halb. Aga siis, kui ma tulin siia, siis ma ei olnudki enam nii loll miskipärast. Ja siis oli siin armas õpetaja Helgi Mooni, kes avastas mu ja siis me temaga koos oleme hästi mõnusalt koostööd teinud. Aga räägi, kas sul on mõningaid säravamaid saavutusi või oled sa noppinud kuskilt mõne põneva auhinna näiteks? No mulle on meeldinud käia olümpiaadidel, mis kõlab veits nagu imelikult või selliselt nohiku stiilis, et umbes, et mulle meeldivad olümpiaadid, mis iganes. Aga nagu nendes on midagi, mis paneb su aju tööle, nii nagu su koolis nagu aju tööle ei lähe. Aga kui ma peaks mingit säravamat hetke välja tooma, siis 5. või 6. klassis käisin ma aasta aega robootikaringis koolis. Jälle kuidagi täiesti suvaliselt sattusin sinna, aga käisin seal. Ja siis me tegime mingisuguse väikese Lego roboti, mis siis pidi jalgpalli mängima. Ja siis me läksime sellega kuhugi võistlusele, mis oli siis vabariiklik, vist Robotex on nimi. Ma ei tea, kas keegi on kuulnud, vist ei ole. Ja siis see sai 2. koha ja see oli päris kõva, sest et seal oli, nagu me võistlesime üliõpilaste seas. Seega see on päris kõva saavutus. Päris kõva saavutus ja sa ei ole mõtlenud võib-olla elektroonikaga hoopis ennast kuidagi siduda, ei? No elektroonikaga päris mitte, aga kui minna tulevikuplaanide juurde, siis olen hakanud mõtlema IT õppimise peale, sest et see tundub huvitav olevat ja kasulik. IT, nii et sa ei kavatsegi päriselt nagu meedia peale jääda? Ei, no selles mõttes mu otsustusvõimetus ei ole veel otsust teinud. Kas ma lähen siis BFM-i filmikunsti õppima või siis IT-d, aga nagu need 2 valikut on olemas. Kus sa näed ennast 10 aasta pärast? 10 aastat, siis ma olen ülikooli juba lõpetanud. Mõtle 10 aastat vana sa oled siis? 28, jumal küll. No tahaks loota, või kuna ma rääkisin, et ma ei ole vaata maalaps, tahaks loota, et mul on mingi kodu kuskil metsa ääres. Miks mitte? Ja siis ma teen midagi huvitav, kasvatan lilli või puid, teen midagi, kaevan midagi. Lillelaps Patrik. Ka tahes. Aga Patrik, suur aitäh sulle saatesse tulemast ja näeme juba 5 aasta pärast.